Andres Herkel Vabaerakonnast. Kuidas Vabaerakonna uus programm või demokraatia pakett on nüüd abiks valimisliitudele selles karmis KOV-valimiste perioodis? No valimisliitudele on ta kindlasti abiks nende lahendustega eeskätt, mida me pakume välja. Esiteks on ju konkurents moonutatud sellega, et erakonnad saavad riigieelarvest raha. Allar Jõks nimetas seda päris tabavalt riigi abiks, ebaseadusliku riigi abiga, kui see on ärilistes küsimustes, siis saab pöörduda, Brüsselist tuleb karm otsus. Sellist konkurentsi moonutamist ei saa olla, aga millegipärast kohaliku poliitika puhul selline konkurentsi moonutamine on. Et meie tahaksime selle moonutuse maha võtta, et ka kohalikud valimisnimekirjad, kui nad on edukad, saaksid edaspidi riigieelarvest toetust. Aga ma arvan, et tegelikult meie kõige suurem missioon just nendel valimistel on see, et me tahame peatada seda valimisliitude poliitikast välja surumise katset, mis järjekordselt tehakse. Seda tehti Eestis juba 15 aastat tagasi esimest korda ja ega need suured omavalitsused, kus erakondade nimekirjad niimoodi on sisse töötanud ja panevad selgi kokku, on ka tegelikult selle kavatsusega suurel määral. Me julgustame kindlasti valimisliite teotahtele ja mis puudutab niisugust kogukonna poliitikat tervikuna, siis mulle tundub, et nii kummaline kui see ka ei ole, aga seal, kus kogukondadele on liiga tehtud ja seal, kus omavalitsusreform on sõitnud üle rahva tahte, seal need kogukonnad ka väga hästi organiseeruvad. Ja meil on üks väga selge nõuanne, et pange seljad kokku, minge ka valimistele, tehke valimisliit ja muutke seda ebaõiglust, mis on teile osaks saanud. Kas Toompea poole poolt on tunda, et erakonnad on väga verised praegu valimisliitude peale, tänased Toompea erakonnad? No kindlasti nad on, kindlasti nad seda hea meelega ei taha näha ja kindlasti käivad emissaarid kohtade peal ja mõjutavad, kas piitsa või praanikuga püüavad mõjutada ka oma inimesi, et nad valimisliitudesse ei läheks, aga inimesed siiski kohtadel on iseseisvad ja mõistavad, et kohalik poliitika ei pea olema tingimata erakonna poliitika. Ja kindlasti üks oluline aspekt on see, et me oleme püstitanud enam kui 10 konkreetset probleemi Eesti erinevates maakondades, erinevates omavalitsustes, kus haldusreform läheb nagu selgelt ebaloogilist rada. Me oleme võib-olla kõige aktiivsemalt seda küsimustikku tõstatanud ja sinna hulka kuulub ka külade õigus määrata oma omavalitsuslikku staatust, et seadusandlus seisab sellele vastu. Me saime täna ka selge signaali, et siin tuleb ilmselt seadusi muuta. Oleme selles osas ka algatusi teinud ja praegu mind võib-olla isegi veel rohkem kui see valimisliitude vastasus valitsuse jäikuses hämmastab see, et haldusreform, mis on toonud kaasa erinevaid vigu üle Eesti, selle puhul öeldakse, et seda seadust me mitte mingil juhul ei muuda. Ehk siis vigade parandus lükatakse edasi määramata ajale, valimisjärgsele ajale kui siiski ja see ei ole kindlasti mitte hea. Siin me tahame olla kodanike poolel, et need asjad muutuksid. Aitäh, Andres Herkel, ja head päeva jätku!